Austatud lõpetajad, rektor, inseneriteaduskonna dekaan, Kuressaare kolledži direktor, Saaremaa vallavolikogu esimees, kolledži pere ja külalised. Tere tulemast Kuressaare kolledži lõpuaktusele. Aktuse avame Eesti Vabariigi hümniga. Palun laulmiseks püsti tõusta. Võite istuda. Palun avasõnadeks siia ülikooli rektori Tiit Landi. Disain kui ka materjalide elukaar. Siit edasi jõuavad unistused juba uute majandusmudelite ja süsteemideni, mille raamistik ei lähtu vaid kasumist, vaid on tasakaalus ja tulus kõigi osapoolte jaoks. Mul on tõeliselt hea meel, et Kuressaare kolledžis, see tähendab ka Tallinna Tehnikaülikoolis, on hoogu, julgeid mõtteid, ka lausa pööraseid ideid. Lugesin direktor Meriti ühte arvamusavaldust ja olen selle ambitsioonikusest lummatud. Infovahetus inimese, looduskeskkonna ja masinate vahel saab tavapraktikaks. Tulevik pole mitte vähemas kui selles, et meres hindavad sensorid energiavõngete alusel bioloogiliste liikide seisundit. Kalade ja mereimetajate mälupilte suudetakse visualiseerida ja nähes nende mälestusi, kogemusi ja unistusi, saab ka võimalikele probleemidele lahendusi otsida. Jõudu ja head pealehakkamist kõikidele. Edu kolledži kujundamisel ja maailma sinisemal majandamisel. On tõeliselt tore, et oleme valmis tegutsema, vastutust võtma, sest inimene teeb ja temaga vastutab. Ning kes rohkem teeb ja suudab, seega vastutab rohkem. Lihtne on selles valdkonnas tegutseda, kui me oskame looduse keelt, kui selle keele taas selgeks õppimine nõuab väga palju ja tõsist pingutust. On huvitav aeg maailma, kolledži ja muidugi lõpetajate jaoks. Seda lauset muidugi võime korrata igal aastal ja alati tundub see samavõrra värske. Ning lõpetamiste päevad on õnneks samavõrra pidulikud nagu ka kõikidel eelnenud aastatel. Elu peab olema elamus, ka seda tõdemust võime korrata iga kord. Ja ometi on selles väga suur tõde.
Me peame elama nii, et meil oleks huvitav, vaheldusrikas, et vahetevahel seisatudes ja tagasi vaadates võiksime öelda, see olin ju mina, kes selle mõtte peale tuli. See olen mina, kes selle teoks tegi. Mina, Kuressaare kolledži vilistlane. Teod peavad põhinema aga teadmistel. Kui sellist vanasõna varem pole olnud, siis nüüd võime selle kasutusele võtta. Ja ka selle tõdemuse, et lihtsaid lahendusi ei ole. Aga kelle jaoks siis keerukamad lahendused on, kui mitte nende jaoks, kes lõpetavad ülikooli? Ma tänan ja õnnitlen teid südamest, head Kuressaare kolledži lõpetajad. Soovin, et teid ootaks tegus ja tulemusrikas tulevik. Ärge peatuge siin, tundke oma saavutustest rõõmu, aga siis minge edasi, leidke uusi väljakutseid, seadke sihte, tulge tagasi, liikuge oma silmapiiri poole, aga ärge unustage tõsiasja, et silmapiir liigub alati samavõrra kaugemale. Õnnitlen veel kord kõiki, soovin jõudu ja tuleviku usku, seda nii õpetajatele kui lõpetajatele, püsigu taevas teie kohal alati sinine. Ment et manu. Aitäh rektorile. Järgmisena saab sõna dekaan Fjodor Sergejev. Austatud inseneriteaduskonna lõpetajad, sest Kuressaare kolledž on inseneriteaduskonna pereliige. Nii et ma kindlasti alustan sellega, et te olete suure pere liikmed. Austatud kolledži töötajad, austatud kolleegid, rektor, valla esindaja ja kindlasti ka toetajad. Täna on see kõige tähtsam päev. Aga paraku ma pean alustama sellest, et uuesti tuletame meelde, et elame keerulistel aegadel. Elame ka muutuste ajal. Ja ma ei hakka meelde tuletama kõiki neid kriise, mis praegu käimas on. Kõik me neid teame ja tunneme, aga me ka kõik teame ja saame sellest aru, et kriisid tuleb enda kasuks ära kasutada. Eelkõige tehtud vigade analüüsist ja parandustegevuse kaudu, et tulla kriisidest võitjatena välja. Lisaks kõikidele heade asjadele me saame ka õppida samaaegselt, õigeaegselt reageerima muutustele ja kiiresti kohanema muutustele. Saades aru, et elu ongi muutlik, mitmekesine ja väljakutsuv. Ma olen ka eelmistel aastatel rõhutanud, et meil ees ootavad väga suured väljakutsed, rohe- ja digipöörded. Jälle järjekordselt rõhutan, et minu silmis nad on koos. Me ei saa rääkida ainult rohepöördest, me ei saa rääkida ainult digipöördest. Ja kindlasti neid omavahel seob ka innovatsioon ehk need samad uued mõtted, mis peavad sündima just teie peades. Aga selleks, et me saaksime edukalt hakkama, me peame muutma enda käitumist, mõtisklema oma väärtuste üle, tegema pikaajalised plaanid ja strateegiad. Üsna mitmed viimasel ajal hakkasid rõhutama seda, et me oleme liiga tehnoloogiakesksed, me sõltume tehnoloogiatest. Nii on ja see ongi meie elu. Aga ausalt öeldes, ega ma ei kujuta ette, kas me saame seda päriselt tagasi pöörata, kus me ei kasuta mobiiltelefone, me ei kasuta internetti, me ei kasuta autosid. Ei ole võimalik. Ehk me peame edasi arenema, edasi minema
edasi lahendama suuri probleeme, aga veel kord rõhutan, et selleks on vaja ka väga selget sihte, selleks on vaja väga selgeid strateegiaid, kuidas me sinna ka jõuame. Tehnikaülikoolis me võtsime sellist suunda ja alustame ka pikaajaliste strateegiate väljatöötamist, et mitte enam arutada, kas digipöörde või rohepöörde üldse on vajalikud. Kindlasti on, aga strateegiate küsimus või lahendus, mis nende kaudu peaks tekkima, on teekaart, kuidas me sinna jõuame. Täna me tunnustame kokku lõpetajaid on 26, kohal on vähem. Tunnustame lõpetajad, kes on lõpetanud 2 eriala. On meretehnika ja väikelaevaehitaja õppekava lõpetanud, neid on vähe. Palju rohkem on ettevõtluse ja elamusmajanduse eriala lõpetajaid. Aga ka kolledž on teinud oma strateegilised valikud. Kolledž on võtnud suunda siduda oma tegevused, rohkem siduda oma tegevused inseneeriaga. Tehtud tõesti väga ambitsioonikad plaanid sisenemiseks sinimajanduse valdkonda, kus kolledž saab olla ka suuna näitaja kogu Tehnikaülikoolile. Kuid selleks, et see õnnestuks, me peame tegutsema koos, pannes õllad kokku nii ülikoolis ja kolledžis kui kohalikus kogukonnas, koostöös vallaga ja ettevõtlussektoriga. Algus on tehtud, siht on juba olemas, kuid kuna alustame täiesti nullist ja tihti meil tuleb endil leiutada ja rakendada mudeleid ja süsteeme, mis siiani ei eksisteerinud mitte Tehnikaülikoolis, aga ka mõned ka mitte Eestis, siis selleks me proovime võtta kõige paremad lahendused, mis on olemas ja kasutama kõik oma võrgustikud, eelkõige Eurotechi konsortsiumi võrgustikku, aga ka muid võrgustikke, kus me oleme aktiivsed partnerid. Ja ise alustame uued konsortsiumid. Aga kõik see võtab aega, kuid algus on pandud ja liigume plaanipäraselt edasi. Ma leian, et ka tänastel lõpetajatel saab olla oluline, kui mitte väga oluline roll ja suur panus nii Saaremaa ja Eesti kui ka kolledži arengusse. Sest te juba olete saavutanud edu. Me peaksite olema uhked oma arengutöö üle. Kaasaegse ühiskonna liidritena lahkute Tallinna Tehnika ja Kuressaare kolledži seintest inseneridena, kus te peate võtma vastu ka sotsiaalsed kohustused, kandma üle innovatsiooni ja ettevõtlikkust, olema insenerieetika etaloniks. Olete tõestanud, et suudate täita liidri rolli. Viite eduka lõpuni enda alustatud tegevused, ei karda tõesti suuri väljakutseid. Tasub mäletada, et liider ei toimeta üksinda. Koos oleme tugevad ja suudame areneda ning väljuda kriisidest võitjatena. Kallid lõpetajad, ma õnnitlen teid kõiki veel ühe eluetappi eduka lõpetamise puhul. Teadke, inseneriteaduskond ja kogu Tallinna Tehnikaülikool on teie üle ääretult uhke
ja ootab teid alati tagasi ülikooli. Ülikooli uksed ei sulge täna teie järel, vaid on alati avatud. Palju õnne kõikidele lõpetajatele! Aitäh dekaanile! Palume tervitusteks siia kolledži direktori Merit Kinsigo. Lugupeetud lõpetajad! Te olete suure töö ära teinud, et täna siin kõigi kohalviibijate auditooriumis olla. Tõesti on põhjust uhkust tunda. Teie olete aastatega üksteist tundma õppinud. Meie koolipere teid veidi sammuti. See ühine teekond lõpeb siin täna, aga ainult selleks, et värske varustusega edasi minna. Ikka edasi. Lugupeetud kohalviibijad, meil kõigil on tõesti täna põhjust väga suurt uhkust tunda ja head meelt. Meie lõpetajad on kõik erilised. Iga üks neist on õpingute jooksul millegagi silma paistnud. Olles olnud kas silmapaistev liider, meeskonda ühendav lüli, lõputute ideede genereerija, teinud alati ära 5 korda rohkem kui vaja või näiteks esitanud eranditult kõik tööd enne tähtaega. Lõpetajate seas on uskumatult palju nii spordiga tegelejaid, kui ka päikeselisi ja lõbusaid kunstnikuhingi, muu hulgas laulu- ja pillimehi, 3 musketäri, harrastusjalgpallur, Läänemaa meister jalgrattakrossis, võrkpallur Eesti koondises, hobu- ja mesiturismist huvitujad, kübarameister ja pika patsiga Rampuntsel. Kuid on ka tõsimeelsemaid insenere ja innovaatoreid, näiteks loomatoidu uudsete lahenduste otsija, astelpajuga Euroopa turgude vallutaja, kanepiga mässaja, kes tegi kanepiga tõmbeteime, iselaeva Nüümo laadimiskai väljatöötaja või lihtsalt poole loengu pealt püstitõusja ainult selleks, et õppusele minna. Kallid lõpetajad, teie tõusete täna siit auditooriumist selleks, et saada kätte oma diplom. See tõelise suure raske töö tunnistaja ja tõestus. Ja selleks, et sulgeda tänasel päeval küll kolledži uks ning avada järgmine uks, uks maailma. Kõige parem on see, et ukse valite ise. Minge ja valige, minge laia maailma, vallutage uusi mäetippe, korraldage ekspeditsioone, avastage ja leiutage. Viige ellu ideed nii oma lõputöödest kui mõtetest. Ainult nii saab maailm muutuda ja ikka paremaks. Ja kus iganes te poleks, pidage meeles alati, ülikool ja kolledži pere ootab teid alati tagasi ja meie uksed on avatud. Palju õnne teile, ma tänan. Aitäh direktorile ja enne muusikalist vahepalat tervitab teid Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi. Austatud ülikooli, Tehnikaülikooli rektor, dekaan, Saaremaa, Kuressaare kolledži pere, õnnelikud lõpetajad koos oma sugulaste ja tuttavatega, kes täna siia saali on tulnud. Palju õnne ka Saaremaa valla poolt teile kõigile. Väga ilus aeg on käes, suvi on varajane ja vaatasin järgi Saaremaa vallas lähema nädala jooksul toimub tervelt 22 lõpuaktust. Nii et tõesti on tore aeg, kui palju positiivseid emotsioone, häid soove, õnnelikke lõpetajaid, täpselt sama ka siin. Täna pisut vanematel inimestel juba, nii nagu ka mina, on see võimalus ja üldiselt ka juba tekib see komme, et kui mingi sündmus või midagi toimub, siis hakkad tõmbama väikest paralleeli või otsima kontakti minevikust. Tänase üritusega seoses meenub mulle üks kevad, 24 aastat tagasi siis, jah, aastal 1999, see oli aprillikuu
30. kuupäev, kui Pädaste mõisas sõlmiti Saaremaa omavalitsuse liidu ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel leping, koostöökokkulepe selles, et asutatakse Kuressaare kolledž. Sellele eelnes, see ei tulnud lihtsalt, sellele eelnes väga palju eeltööd ja üksteise veenmist ja rääkimisi, aga Kuressaare linn omavalitsusena siis oli eraldi veel, oli väga suur tahtmine tekitada ka Kuressaarde kõrgkool, sest mis maakonnakeskuses see linn ilma kõrgkoolit ikka on. Me kõik mõistsime seda, mida tähendab kõrgkooli toomine Kuressaarde, et need on noored targad inimesed, kes siin õpivad, need on nende õpetajad, kes on väga asjalikud ja tublid ja kõik see potentsiaal, mis kogukonnale liitub sellega, et kõrgkool on koha peal olemas. Täna saame rõõmuga öelda, et need mõtted olid õiged. Järgmisel aastal saab Kuressaare kolledžil juba 25 aastat asutamisest ja see näitab seda, et tolleaegsed plaanid ja mõtted olid õiged ja loomulikult Kuressaare kolledž on Saaremaale ka täna väga oodatud ja koostöös Saaremaa vallaga kindlasti ka kestab edasi. Lennukad mõtted on kallim vara veel kui teadmised. Seda on ütelnud selline tuntud ja tark mees nagu Albert Einstein kunagi. Küllap ta niimoodi on. Teadmised on väga olulised, teadmised on teil olemas, aga lennukad mõtted on veel olulisemad. Ja ma loodan, et te seda potentsiaali, mida te siit majast olete saanud, kindlasti ka rakendate. Ja veel kord tahan valla poolt soovida seda, et Kuressaare kolledži plaanid kõik täituksid ja Kuressaare kolledž oleks Kuressaares olemas ka paljude aastate pärast. Soovin teile kõigile edu ja kasutan võimalust anda direktorile üle lilled valla poolt ja need lilled on seal laua peal ja veel kord palju edu teile kõigile. Aitäh vallavolikogu esimehele ja nüüd tervitab meid torupilli muusikaga Laura Naagel. Esimene torupillilugu on alati häälestamine.
Aitäh Laurale! Olemegi jõudnud tänase päeva kõige tähtsama osani, lõpudiplomite jagamiseni. Palun tseremooniaks ette rektori, dekaani ja kolledži direktori. Alustame kiitusega lõpetajatega. Ettevõtluse ja elamusmajanduse eriala lõpetab kiitusega Kadri-Jan Kivilo. Lilian Väster. Allkiri ka palun. Merike Treimann. Piret Taro. Silvia Pertens ja Lauri Lend. Neid täna ei ole. Meretehnika ja väikelaevaehituse eriala lõpetab kiitusega Hans Korman. Tallinna Tehnikaülikooli lõpudiplomi saavad järgmised ettevõtluse ja elamusmajanduse eriala lõpetajad. Grete Pokk. Grete Silm. Heili Harend. Karl Teresk. Katrin Vaher. Kelly Kuuseväli.
Kädi Raadla. Liina Vaima. Liis Bulgarin. Maria Traumann. Mari-Liis Tiit. Marite Kaunissaare. Meri Rannala. Silver Mägi. Tallinna Tehnikaülikooli lõpudiplomi saavad järgmised meretehnika ja väikelaevaehituse üliõpilased. Anni Kull. Kaspar Mölder. Tanel Niitmets. Egert Lass ja Daniel Reimers, aga neid täna pole. Aitäh rektorile, dekaanile ja direktorile. Veel enne, kui saame minna lõpetajate sõnavõttude juurde, on meil veel võimalus nautida Torupilli muusikat. Ole hea, Laura!
aitäh Laurale. Lõpetajate nimel saab esimesena sõna Silver Mägi. Austatud direktor, õppejõud ja kohalviibijad. Täna on päev, kus lõpetab TalTech Kuressaare kolledži ettevõtluse ja elamusmajanduse 2023. aasta lend. Täname oma õppejõude, kes olid meile alati toeks, kui oli abi vaja, isegi siis, kui õppetöö oli korraldatud virtuaalselt. See oli mõlemale poolele uus kogemus ja koos saime hakkama. Meie kui õpilased oleme teile tänulikud, et te suutsite anda meile uusi teadmisi ning nüüd on võimalik neid teadmisi kasutada ja anda edasi järgmistele, kes neid vajavad. Tänan teid veel kord selle toreda kogemuse eest, mida te meile pakkusite. Aitäh! Aitäh! Järgmisena saab sõna Anni. Siis oleks Virgot üle. Olgu, las ta siis vist praegu. Lugupeetud külalised, õppejõud ja kaasõpilased. On suur au seista täna siin Kuressaare kolledži lõpuaktusel ning tervitada teid kõiki meretehnika ja väikelaeva ehituse eriala lõpetajate nimel. See päev on jõudnud lõpuks kätte. Me saame tähistada enda pühendumust ja saavutusi. On valatud higi, verd ja pisaraid. On olnud palju magamata öid ja palju peavalu, aga siin me täna oleme. Meenutused. 4 aastat tagasi alustas õpinguid meretehnika ja väikelaeva ehituse erialal 25 tudengit. Meid on täna siin 5. Selle eest saame tänada meile armsaks saanud matemaatika õppejõudu Paavot ja füüsikat õpetanud Mihkel Kõrgessaart. Mõned inimesed ütlevad, et integraalid matemaatikas on nagu salapärane maagiline võlukepike, mis teeb arvudega trikke. Võlukepike tegi aga nii usinasti tööd, et 18 tudengit oma jalga enam klassiruumi ei julgenud tõsta. Üks päev nägime meie kadunud kursavenda ajalehest. Meenutasime, et kuhu ta ometi jäi. Oli talv, istusime Paavo klassis. Kursavend hakkas klassi tulema, kui ta käest sai küsitud, kas kontrolltööks on õpitud. No, ei olnud. Ja see oli viimane kord, kui me teda nägime. Sama efekti tekitas ka Mihkli molekulaarfüüsika, termodünaamika ja elektromagnetism, aga ometi me pidasime vastu ja me oleme täna siin. Meil tekkis ääretult kokkuhoidev ja äge seltskond. Hoidsime Kuressaares tudengite vaba aja sisustamise lippu kõrgel. Võrkpalli käisime vaatamas, mis meid mõneks ajaks ekraanide taha lukustasid, aga seltskonna vaim jäi püsima. Me nägime kõvasti vaeva ja tegime palju tööd. Saime ka mudellaevadega mängida. Vabal ajal käisime end ka väljaspool maja harimas ja kui väsisime ära, siis puhkasime. Oleme osalenud praktikaprogrammides, mille käigus oleme saanud reaalseid kogemusi. Kui töö sai tehtud, sai jälle puhatud, saime ka merel käia ja jälle puhkasime. Selle teekonna jooksul ei ole me olnud üksi. Erilised tänusõnad meie peredele ja lähedastele, kes on olnud meile alati julgustuseks ja toeks. Täna tähistame mitte ainult meie lõpetamist, vaid ka uut algust. Oleme valmis astuma uutele teedele, avastama uusi meresid ja tõstma purjeid kõrgele. Julgustan te kõiki jätkama unistuste poole püüdlemist. Unistama peab suurelt, siis universum kuuleb sind.
Lõpetuseks sooviksime väljendada sügavat tänulikkust meie õppejõududele ja mentoritele, kes on jaganud oma teadmisi ja kogemusi ning toetanud meid igal sammul. Palume ette tulla Mihhail Afanasjev. Mihkel Kõrgessaar. Paavo. Mare Ansperi. Mina nägin kuskil Kaljut ka. Kalju, kus sa oled? Kalju Saar, aplaus talle. Meie elektritark Niina Kaarel-Koppel, IT-spetsialist, kus sa oled? Kes oma nime vähegi kuuleb, palume ette tulla. Anu Lomp, aplaus. Linda Kuuseok. Triin Siimpoeg. Riina Otsasson. Madis Rehepapp. Marika Varjas. Neeme Järvpõld. Arvo Pärenson, Tiiu Kiil, Helen Orav-Kotta, Miklos Lakatos, Riia Nelis, palun tule siia. Olev Tõru, Jana Raadik-Kotrell, Eve Kärblane, Tarmo Sahk, Liina Tabri, Karin Reinhold, Indrek Meos, Sergei Letunovitš, Jaan Kers, Mart Saarna, Riho Tarbe, Heino Punab, Aivar Savet, Ivo Palu, Alar Konist, Tiia Palamus. Kes jäi täna ilma lilleta ja tunneb, et on seda väärt, sest on meiega vaeva näinud? Vist kõik. Igal juhul meie täname, palju õnne kõikidele lõpetajatele ja suur tänu, et te tulite. Aitäh! Suur tänu ja ongi meie lõpuaktus lõpule jõudmas. Palun aktuse pidulikuks lõpetamiseks ja kaudu aamuse laulmiseks püsti tõusta. Vivat Academia, vivat professor.
palju õnne veel kord lõpetajatele, sellega on aktus lõppenud ja pidage meeles, ülikooli ja kolledži uksed on teile alati avatud. Mente et manu!